on siis selline seekord Ford. Jaa, selline pisike nunnu. Meie 3 esimese päeva ööbimine on siin. Läheb trepist üles. Ja siis siin on kohe ühisköök. Saan panna, vaatan, tuleb põlema siit. Ja siis jah, siin on selline köögipool. Siin me saame selle kohvi teha ja teed ja kõik selline vajalik olemas, ägedad kraanid. Ikka Itaalia pärane, keegi peab siin sööma pastat. Ja siis siin on selline söömisala. Ja siin on saar ja siit läheb üks rõdu. See on selline ühisrõdu siis. Ja. Edasi läheb selline. Selline äge. Ja siin on üks suur peegel. Hello! Siin saab keerutada hommikul ja õhtul ja lõunal. Ja meie magamistuba. Mega nunnu, kas pole. Selline armas. Nii lahedad kummutid on need. Paneks piistu. Ja siin on vist mingi kapp meil. Ja. Siin on veel pilte. Ja vannituba on ka nii nunnu. Mega lahe. Selline kihvt. Ja siin on meie enda rõdu. Tõnu on vist siin või? Hello! Tšau! Vaatsi, kus sa oled? Mega äge. Tõnu läheb endale käekella ostma. Reisile tulime ja puhkusaeg, noh. Mis seal ikka siis? Paar Rolexit saab ikka osta ja. Tõnu leidis mingi põneva koha. Nii äge, nii rahulik koht. Mega mõnus on siin ikka täitsa lõpp. Itaalia on ikka mu lemmikoht, noh. Me tulime Tõnuga siis siia ühte pitsa kohta. See on üldse vist selline restoran või? Jah, 72. aastast nad teevad pitsat. Nii et peaks hea olema. Peaks olema kogemusi, jah? Nii et proovime. Istume siin niimoodi väljaku ääres. Ma arvan, et see on sarnane nagu Vabaduse väljakule. Selline midagi umbes sellist, jah. Aga loodame, et siin on paremad toidud. Aine. Tõnu ütles, et ma pean seda Aperol Spritzi kindlasti siin joomas, see on must have. Ja see on tõesti nagu nii hea. Et see on nagu palju magusam kui tavaliselt need, mis on olnud. Jah. Ja me saime enda pitsat kätte. Minul on margarita. Ja sinul oli mingi salamipitsa või? See on jah, see peaks olema nende selle pitsarestorani maja pitsa. Jaa, väga äge. See peaks kõige paremini ostama. Lahe. Mul oli suumi üldse fokusseerinud ära sinu peale. Said natuke udune, aga sellest ei ole hullu, ma arvan. No nii, kuidas oli esimene maitse? Mulle päris hea. Oli hea või? Natukene mage lihtsalt. Äkki saab soola juurde küsida? Ma kohe uurin. No. Ma söön selle teise. Sa tahad kindlasti ketšupit ka juurde? Ei taha. Seal käisime söömas ja enne oli täiesti nagu tühi, täiesti tühi. Niimoodi 3 lauda oli täis. No vaadake nüüd. Jõhker. Nii et papp koht vist õhtuti. Joo, nüüd me lähme otsime poodi. On hommikusöögi aeg. Hommikusöög. Meil on siin laud juba kaetud. Ja siis siit me saame saiakesi, värsked saiakesed. Vesi. Siis on meil siin külmkapis singid ja asjad. Valmis pandud, väga armas. Ja nüüd tuppa tagasi. Tuttu tagasi. Ei, tegelikult nüüd hakkab töö.
mul on juba workstation siia kõik püsti pandud. Vot nii. Tšau, tšau. Tulime võileiba sööma. Need näevad küll head välja. One with turkey. No, not turkey. Võtame kaasa, on ju? You give me a couple of minutes and of course. Yeah, okei. Thank you. Me saime oma võikud kätte. Mida? Me saime oma võikud kätte, nii äge mees oli siin, on ju? Täpselt nagu päris italiano. Mina võtsin mingi salami või leiva. Siin ongi ainult salami vahel, väga huvitav. Tõnu mõttes äkki võtta veini tee peal kaasa. Me lähme praegu... Me võtame sealt. Võtame sealt. Ja võtame süüa praegu. Ja. Me läheme Veneetsiasse praegu, me läheme rongi peale. Me sõidame Veneetsiasse ja siis me saime 2 sellist piletit praegu. Aga me saime teada, et me vist peame neid valideerima. Aga kuna rong oli ees ja me jooksime kohe sealt rongi peale, siis me ei jõudnud valideerida. Ja ma arvan, et me trappi ei saa. Aga Tõnu ütles jah hästi, et 2,50 oli üks pilet. 2,55 jah. 2,55, et nagu päris hea paberilataka sai selle 2 euri eest või 3 euri eest. Seegi hea. Aga sa mõtlesid, et 7 eurot on nagu? Ma millegi pärast mõtlesin jah, sellepärast, et kuskil oli kirjutatud, et kui sul on see kaart, vaata, mingi Veneetsia Unica Veneetsia, et siis sellega on ainult see odavam. No igastahes jah, mega pala on väljas ja me tulime praegu jalgsi siia rongi peale. Kell on mingisugune 5 või? Ja ma tegin oma tööasjad ära ja nüüd saame minna avastama Veneetsiat. Juhu! Päris äge rong on. Suht tühi. Kedagi ei ole. Siamo in arrivo a Mestre Ospedale. I speak small English. Peab vist ütlema, vist keegi mingi kaelakaardiga see vend tuli vist siia rongi peale. Loodame, et tal on siesta. Loodame, et tal on siesta, jah. Aga jah, okei. Aitäh! Prosit! Kõigil on üksteise otsas nii romantiline olla. Me lähme nüüd paadiga sõitma. Lähme siit läbi lööma, on ju? Kus ma löön ta? Siia või? Sealt jah. Sinna peal peale. Jee, töötas. Ja nüüd me läheme rongijaama tagasi siit kaudu. Me ostame piletit rongi peale, et koju sõita. Collect your ticket. Yes. Ja nüüd valideerime. Teeme seda, mis enne tegemata jäi. No nii, ja pärast Veneetsiat väikene Aperol Spritz veel ja üks pizza margarita. Enne Veneetsiat jälle väike turg. Käisime poes ja leidsime sellised ägedad kinderi asjad. Mingid uued. Proovime järgi. See on nii hea. Siin on ka ägedad. Maiustused. Vaata, siin on need pitsapoolikud sellised kalsoone.
ja vaata seda. Lagrits. Lagrits, jah? 2,20 maksab üks see terve. Oleks mõni tuttav Lagrits armastaja, vaata siis viik. Miks talle selle nööri? 100 grammi seda šokolaadi maksab 3,70, see on vist täpselt üks see. Aga tundub nii maitsev kõik. Lähme pärast proovime. Majal on. On jah? Noh, nüüd võime skoll teha. Skoll. Sisustame enda paadisõitu väikse veiniga. Me oleme Burano saarel. Jah. Seal on hästi palju värvilisi maju. Seal on niimoodi, et põhimõtteliselt kui kellegi maja värvist ära läheb või koltub, siis linna arhitekt ütleb talle, mis värvi ta enda maja värvima peab. Päriselt, jah? Jah. No võt. Kas me lähme siit maja vahelt? Seal on nii ägedad värvid. Vaata seda. Tõnu läks ja küsis ühest restoranist jääd ja me saame nüüd juua jääkülma vett ja jääkülma veini. Mõnus. Täiega kuum. Ma arvan, et siin on küll mingi 36 kraadine. Tuvi peseb ennast. Ägedad värvilised majad. Kes saab klaasist komme? Me küll ei taha. Hello. Tere. Tere. Tahate sõita kuhugile? Tahad sõita? No võtame siit ühe paadi. Jaa. Vali välja, missugune paat meeldib ja hakkame aga sõitma. Too. Ta on nagu tigupaat. Jah. Nagu sõjaväepaat. Ja jälle jäätised. Lähme nüüd laeva peale tagasi või praami peale või paadi peale. Neli erinevat inimest on toonud. Saame lõpuks süüa. See on lõputu armastuse sild. Ja siin pidi kindlasti tegema musi või? Jaa. Jah, teeme musi. Kondoolameeste pood, kus saad ennast kondoolaks teha. Aga vaata, naistele on ka mõeldud, vaata. Kunagi paar aastat tagasi sai Veneetsia enda esimees naiskondolieri. Aga miks neid üldse näha pole olnud? Neid pole üldse näha olnud. Sest neid ainult üks ongi arvatavasti. Okei. Itaalias võrdõigusvolinik ei tee väga head. Võib-olla. Leidsin nii ägeda poega, see on kinni juba. Siin on kõik sellised need kausid ja nõud ja igasugused juustul kaldrikud, kõik on sellised ägedas stiilis. Vaadake, no nii numpsid. Ja siin on sellised ka veel. Nii lahe. Mega kahju, see pood juba kinni on. Ma teen niimoodi, et see lendab mu käes. Jah. 1, 2, 3. Väga hea ju. See sobis täpselt siia. Ei ole üldse. Me tulime siia pargipingi peale istuma ja veini jooma. Siin on kuskil enne raudteejaama. Meil siin üks pargipingi. Ja siin nüüd istume. Hästi hea rõhmaga vein on. Muideks. Jõudsime Tupik tänavasse. Me peame minema sinna, kus see suur Michael Korsi reklaam on. ja Viimane pilk Veneetsiale.
jaamas. 3. Itaaliapäeva terviseks. Ja me lahkume enda ööbimiskohast. Vau. Olu juhatab meid hotellini. Vespaga Anu. On ju? Jaa. Ja me jõudsime enda kolmandasse, jõudsime enda teise ööbimiskohta ja sealpool on magamistuba, Tõnu on seal ja siinpool on köök. Ja siis siin selline diivan, lauaosa või laud on siin, sildid, telekas ja siis selline kööginurk. Nii et siin on ka kõik tundub hästi uus. Ja alles nagu remontitud. Tõnu, kas sa seda lampi nägid siin või? Tule vaata. See oli äge ju. Tõnu vaatab, kas wifi ka töötab ilusti. Hakkas tööle, see on juba hea märk, sest ma pean ju tööd tegema. Ja siis nii armas vannituba ja vaadake seda. Siin on kõik meile valmis pandud igast need šampoonid ja asjad. Hello! Meil on seal söögikotid, me hakkame süüa varsti tegema. Vähemalt Tõnu hakkab, mina hakkan tööd tegema. Ja siin on Tõnu. Siin on mingi selline kirst, me vaatsime siia kohe sisse, mis siin on. Aga see on tühi, see on mingi madrats ainult. Ja siit on see vaade. Meie auto on seal too. Tän. Ja. Oi, kaardin jukkas ära. Nii funkab, jah? Jaa. Mis sa naerad seal? Sipsik või? Sipsik tegi meile midagi või mis Sipsik tegi? Aitäh. Sipsik vaatab mingi. Tahab hullult sinna kopi otsa. Ja hüppabki nüüd. Ma ei tea, minu arust ta ikkagi ei hüppanud. Ei, emme ütles eile, et hüppab niimoodi siit sinna. Hüppab. Ta avastas ennast peeglist. Et ta näeb raudselt, et emme filmib seda hästi, ei hüppa. Mine näita. Vaata, kui suur ta juba on. Suuslik hüppaski. Tõnu täidab minu soovi ja teeb risotot. Ma küll ostsin natukene valet riisi, aga ostsin risotto, mis on see mõeldud supi tegemiseks ja ma lugesin, risotto ja see on ja võtame selle. Aga no udub ja nagu panen. Aga Tõnu lubas mulle välja meisterdada midagi sellest. Kohalik maitseainekraam. Nii ilus, vaadake! Vaadake seda vaadet, vaadake siit ka. Ägedad mäed, vinge. Ja mina teen seal tööd ja Tõnu sai meie risotto valmis ja see näeb nii hea välja, ma maitsesin ka natukene. Ja see on tõesti palju parem kui see, mis ma eile sain. See on nagu see õige. Väga njämm, hakkame sööma nüüd. Tõnu on nii armas ja tõi mulle jäätist. Mina siin tegin tööd ja siis Tõnu käis linna avastamas. Nii nunju. Ja siis pani topsi sisse armsasti ka, et see ei sulaks ära ja niimoodi. Natuke sulasis, ta tuli mäe otsast ka veel nii raske kõik oli. Smurfi aprikoosi jäätis. Smurfi aprikoosi jäätis. Nii nunju, sa oled nii armas. Mis sa ise sõid, missugust jäätist? Ma ei sööngi. Sa ei sööngi, sa võtsid ainult mulle või? Ei tulud. Nii armas, ma hakkan seda kohe sööma. No, my workstation is here. Uus päev algab hommikusöögiga. Eilne risotto, njam-njam. Ja siis võikud. Avastame ühte mägiküla. Ja Tõnu leidis sellise koha.
Oh my god. Jõhker siin ka on ka ikka. Kus me oleme täna? Riva de Alto. Riva de Alto. Meil hakkab siin väga romantiline õhtusöök pihta. Üks kutsu ka sööb seal. Ja meie õhtusöök sellise vaatega. Viimane õhtu meil siin linnas. Midagi päris viimane ei ole. No, niisugune õhtu, kui me saame ringi käia. Me on siin suht pime. Ei ole just näha, siis meil on sellised maasikajoogid siin. Ja siis me oleme istume siin ja vaatame. Seal tundub olevat pidu kuskil. Seal lõpus. Ja me lähme sinna. Wow, e questa qua era dedicata alla nevola di oggi coi Bears. Buonanotte a tutti ragazzi. Grazie della compagnia. Ei ole nii, et ütles tšau praegu. Grazie. Me jõudsime peole, mis on vist läbi juba. Okay. Ja see pidu, mis siin just oli, mis sai läbi, Tõnu läks uurima, et äkki saab mingi kokteile nende käest veel. Ja siis Tõnu tahtis rummi, mina tahtsin mingit sellist virsiku maitselist viina. Ja siin on Coca-Cola. Ja siis Tõnu küsis, palju see kokku on ja siis nad ütlesid, et see on täiesti tasuta. Sorry, how much were these? Where can I pay? It's free. Me käisime just siin sellises, ma ei tea, kas see on restoran, mingi kokteilibaar äkki midagi sellist. Ja siis me võtsime need Jägermeistri kokteilid. Võtsime Jägermeistrid ja siis me võtsime 2 Desperadost. Ja. Ja siis Tõnu küsib, et kus me nendest maksta saame ja kellele me maksame. Siis me vaatame siukse näoga, et on tasuta. Siis me mingi, mis asja tasuta? Jaa, kassa on kinni, et siis on juba tasuta kõik. Nagu, mis asja? Nagu üllata, proosid. Sellist asja nagu väga ei juhtu. Ei juhtu ja Eestis ja sellist asja. Meil on nagu umbes 10 meetri pealt me oleme saanud umbes, ma ei tea, kas 4 tasuta jooki, 5, 6 tasuta jooki. 6, jah. Sinu see viina, see liköör, siis oli minu rumm, Coca-Cola, 2 Jägeri shotti ja siis õlled. Jumala äge. Tasust tulla siia kaugele, nii äge. Nii vinge. Itaalia, ma ikka armastan sind. Täna on meie Itaalia viimane päev ja me lähme kohe ühele saarekesele ja Tõnu läks ostma parkimispiletit, sellepärast, et me pargime kohas, kus on vaja piletit. Ja me lähme sinna saare peale, sinna ja sealt läheb meie praam. Ja ilmselt me võtame sealt saarekese pealt jalgrattad või uurime, et äkki peaks juba siit võtma. Ja siis saame seal ringi vurada. Ja kuna ilm on nii soe ja täiega kõrvetab päike praegu, siis me ilmselt teeme siukse rannapäeva, mida me ei ole jõudnud vahepeal teha üldse. Teil oli väga halb ilm, nii et jah. Ja meie praam tuli. Meie viimane õhtu Itaalias ja me saime kõige kallimad õlud vist kunagi üldse, mis me oleme kunagi ostnud. Ehk siis üks õlu on 6 eurot. Ja noh, eks need eiliselt tasuta joogid, need ikka maksavad kätte. Eile saime nii odavalt, siis täna ikka võetakse täiega. Aga kohalikud vähemalt? Kohalikud vähemalt. Samas lähedal mägedes tehakse. Jah, pidi olema siin kohaliku äkki. Pole hullu. Uni tükib peale juba. Okei, bye bye. Viimased joogid ja snäksid siin Itaalias. Tada! Kell on 5 hommikul. Tegelikult on juba peale 6, aga me peame selle lihtsalt snapperisse viskama, selle ukse. Keerasin liiga palju. Ja meie esik.
oleme Saasju lasteaias. Ma enne küsisin tema käest, kus tal on need jalanõud. Aa. Ta ei leidnud üles. Kuskil liiva sees. Hello! Siin oli! She's going home now. Okay? Saasju! Tšau! Hallo! Telegram. Palli saarelt! Palmi saarel. Ütle nüüd sina. Ei, mina ütlen tere. Tere. Kust? Kust? Nii. Sonnenpille. She's asking us Sonnenbrille, sorry. Yeah, sorry. We can find them tomorrow. Okay. Yeah, okay. Bis morgen. Yeah. Catherine, bis morgen. Yeah. Tschüss. Lehvitage. On sul üllatust Saasju või? Tõnu tuli ja Sandra. On nii või? Oh yeah! No.